Tere, armus vaataja! Tahaksin rääkida mõningaid lugusid, nii loomulikke kui üleloomulikke ja ka mõningaid unenägusid, mis olid tähenduslikud. No täna alustan kõige sellisest võib-olla halvemast ja masendavast. Mind viidi Põrgu ekskursioonile. Ühel ööl ma nägin unes, et siuke soliidne mees mootorrattal sõidutas mind. Ja siis ees oli mingi traktor, hüppasime sealt traktori peale ja see traktor sõitis ühe mäe juurde. Ja mäes oli uks, läksime sinna sisse ja seal oli mingi eesruum, mis oli räpane, mingi räpane madrats oli seal, see oli hämar. Siis läksime edasi ja siis oli selline valgustatud lasketiir. Ja seal märklaudadeks olid inimesed. Ja ka mina olin märklaud, aga siis see mees, soliidne mees tõmbas mind ära sealt. Ja siis jõudsime ühte tsehhi. See oli selline nagu tehase tsehh, selline valge, valgustatud. Ja seal töötasid inimesed valgetes kitlites. Seal olid mingid torud, jooksid mingi lihamass, selline verine lihamass jooksis torudes. Ja siis ma nägin, et vasakul ühe lifti uks läks lahti ja sealt tõsteti välja lihakehasid. Need olid pooleks raiutud inimesed, ilma käteta, pool keha, nahk maha võetud. Aga nende silmad avanesid, liikusid, nad elasid veel. Ja siis ma küsisin nende töötajate käest, et kuidas teil siin töö on ja kuidas teil palka makstakse ja nad ütlesid mulle kolossaalse summa. See oli väga suur summa. Ja siis ma vaatasin, et nad on sellised masendunud, rõhutud, need töölised. Ja siis tööline ütles, et kui me vastu ei pea, siis me läheme ise tooraineks. Ja siis kõrval oli ilus pood, seal olid konservid igasugused. Ja võtsin korvi, käisin ringi seal. Ühe riiuli peal olid konservid, kirjutatud olid tarkuse konserv inimese ajudest. Võtsin sealt paar konservi ja siis äkki tsehhi lõpus avanes teine lift. Ja seal oli üks väikene inimene, nahk maha võetud, ahelatega aheldatud, kettidega aheldatud. Ja siis see inimene, ja siis ma tundsin, et see olen mina. Ja mind lasti sinna šahti niimoodi kukkuda. Ja siis ma ärkasin ülesse. Ja see pani mind tõsiselt mõtlema. Et see on nagu mingi Põrgu selline osakond. Seal võib olla palju osakondi vastavalt patule ja siis ma sain aru, et Põrgu tõesti, see mul eluks ajaks meeles, et Põrgu on see, kus puudub hoolivus, armastus, headus, rõõm. Et seal on ainult masendus, depressioon. Siin maa peal olles me kogeme rõõmu ja rahu mis tuleb tegelikult Jumala käest, kõik headus ja rahu ja rõõm. Aga Põrgus seda ei ole, see on eraldatud. Nii et hinnakem väga seda, hinnakem armastust, rõõmu ja headust. See tuleb Jumala käest. Ja tehkem siin elus otsus valida Jumal. Ja kui sa oled eksinud, siis Jeesus on kandnud sinu patud. Ja pöördudes tema poole, ta puhastab su südame ja sul tuleb Jumalaga kontakt. Ja sa mõistad, et see rõõm ja rahu ja armastus on loomulik ja tuleb Jumala käest ja hoiad seda endas ja elad seda välja. No sellest unenäost saab ehtsa sellise õudusfilmi stsenaariumi, et mõni stsenarist võib seda teha ja mõni režissöör. Aga see peaks algama nii, et mees heidab magama ja peale seda šahti kukkumist ta ärkab üles ja jääb tõsiselt mõttesse, et siis see peaks nägema välja selline film. Ole väga õnnistatud vaataja, kõike head sulle!